Elu esimesest hetkest oleme me ümbritsetud tekstiilidest. Need pakuvad meile soojust, mugavust ja kaitset. Tekstiilid on kootud meie igapäevaellu, mõjutades meie kogemusi, peegeldades meie kultuurilist tausta. Tekstiilid on fundamentaalne osa meie inimtsivilisatsioonist ja neil on üüratu mõju meie ajaloole, majandusele ja ka loodusele. Tekstiilidel on jõud rääkida inimestele enda lugu ilma sõnagi ütlemata. Üks viis, mis on ka meie enda kultuuriruumile väga lähedane, on just mustrite keel. Enda töös olen alati üritanud lahti mõtestada, mis teeb ühest mustrist hea visuaalse keele. Ehk siis, mis mustrid töötavad ja mis materjali nad töötavad. Hea tekstiilimuster ühendab endas esteetika, funktsionaalsuse ja ka kohandatavuse vastavalt selle kasutuse-otstarbele. Muster koosneb alati erinevatest elementidest ja enamasti on need samad elemendid valitud sarnasest temaatikast. Näiteks meil on flora-fauna temaatika ja kusjuures suurem osa maailmas tarbitud mustritest on just lillemustrid. Ma ise mõtlen seda niimoodi, et ehk inimesed soovivad kuidagi ikkagi hingega loodusele väga lähedane olla. Teiseks suureks plokiks on näiteks geomeetrilised mustrid. Kolmandaks on meil abstraktsed mustrid, mis tihtipeale võivad koosneda lihtsalt värvilaikudest. Elementide valikul peaks olema mustris ühtsus, harmoonia ja tasakaal. Elemendid peaksid tunduma ühtsed, olgu need kas sümmeetrilised või asümmeetrilised. Et kas joonistus, maalimis või kollaažitehnikas valmistatud mustriks käiks läbi üks stilistika. Kaasa aitab alati ka värviteooria tundmine. Hästi valitud värvid loovad meeleolu. Üks väga oluline aspekt mustri valmistamise puhul on õige mõõtkava valik. Mida rohkem on pinda, seda suuremaks on võimalik ka näiteks muster teha. Näiteks õhtukleidid, seelikud, jakid, diivan, muu mööbel. Nendel suurtel pindadel on mustril võimalik hingata ja ennast täielikus hiilguses ka näidata. Mida väiksem on toote pind, seda väiksem peaks olema ka muster. Näiteks silmaklapid, lipsud, rätid. Tehniliselt peaks jälgima 2 printsiipi, sujuvad kordused näiteks. Muster peaks voolama sujuvalt ilma katkestuseta. Muster peaks jooksma nii, et mustri kordus oleks keeruline üles leida, seda eriti selliste abstraktsete mustrite puhul. Teiseks, trükitäpsus. Puhtad jooned ja järjepidevad detailid tagavad professionaalse tulemuse. Enne mustri valmistamist on alati hea mõelda, mis sellest lõpuks saama hakkab, sest sellest tingitult tuleb valida ka materjali, millele trükkida. Näiteks, kui soovin valmistada vastupidavat spordiriidet, mis peaks vastu suurele kogusele pesemisele, peaks materjaliks valima näiteks polüestri, kuhu on sisse kootud ka natukene elastaani. Kui aga sooviks näiteks lendavat arnakaftanit, siis selleks sobiks hästi näiteks šifoon. Kui aga mõnusalt hingavad meeste triksärki, siis selleks sobiks hästi tentsel. Kiud, millest kangeid valmistatakse, jagunevad enamasti 3 suurde gruppi. Meil on looduslikud kiud, näiteks puuvill, vill, siid ja näiteks linane. Siis teiseks on meil sünteetilised kiud, näiteks polüester, polyamüüd, akrüül või elastaan. Ja siis on meil tehiskiud, mille algmaterjal on küll looduslik, enamasti tselluloos, aga need on läbinud mitmed keemilised protsessid, et nendest oleks võimalik kangas valmistada. Ei ole olemas sellist asja nagu halbkiud, on ainult sellele mittesobiv otstarve. Nagu ei soovita valmistada spordiriided siidist või villast, pole hea valmistada ka igapäevariided polüestrist. Igal kiul on oma kindel otstarve. Probleem on tekkinud alles siis, kui meil tekivad monokultuurid. 86% maailma kangastest on kas polüester või puuvill. See ei aita maandada riske, mis tekib suure vee tarbimise puhul puuvillaga ja suure energia tarbimise puhul polüestriga. Kiu koostisest sõltub trükitehnoloogia. Polüestril on võimalik trükkida sublimatsiooniga, loodusliku kiudele, aga reaktiivvärvidega. Aga sellega tegeleb enamasti juba printija, kelle poole olete pöördunud, kes sellega igapäevaselt tegeleb ja oskab teid aidata. Minu enda jaoks on alati väga põnev näha, kuidas mustri valmistamine on 3 suuremat faasi. Esimene faas, kus siis muster on kas paberil või ekraanil. Siis teine faas on see, kui on see muster trükitud juba kangale. Ja 3. faas on siis, kui sellest trükitud kangast on valmistatud juba toode. Igas faasis on midagi põnevat avastada.
lõpetuseks, tänapäeval on väga lihtne valmistada enda muster ja seega siis printida. Nii et ma loodan, et see video inspireerib ka sind väljendama ennast läbi mustrikeele.